hopsti, mõnus 31 kraadi. Esimesed kogemused siis 60 autorendiga. Tuli Audi Q5. Tegemist on küll prantsuse numbritega, aga väga viisakas pekiga. Kõik mugavused on olemas, välja arvatud. Suhteliselt paes asi, mis võiks olla rendiautodel. Toon klaasi, nietu! Nii, homid ootavad juba või? Need on jah, nad toodavad siin tegelikult neid simulaatoreid. Jaa. Kaapis. Professional Training Center. No, kõik. No nii, kuhu me nüüd siis jõudnud oleme? Wavy simulaatori keskusesse. Siin nad ehitavad neid simulaatoreid ja töötavad sõitjatega. Ja see ruum on meil mille jaoks? See ruum on neil ürituste jaoks. Siin nad teevad siis võistlusi kõike nii-öelda rahva jaoks, erinevaid siis, simulaatori võistlusi. Ehk siis tavainimese jaoks tõenäoliselt. Natukene lihtsamad simulaatorid. Sina ühe nende peale ei lähe? Ei, meil on teine ruum. Kus me läheme? Ja teine ruum. Võistluskets või on võidusõiduks ja simuks on erinevad? Praegu on sama. Sama. Ja kindad? Sama. Ja ikkagi papaya värvides ja kiivriga ei matši? Nii nagu olema peab see aasta. Struggling in the free practice. I was slower than others, I think, for 1 second. Gregor siis käib siin enne võistlusi, sõidab siis neid samu radaliselt läbi. No nii, esmane data-analüüs tehtud, tuleb esimene sessioon või? Jaa, proovime Monza ära arvutis. Praegu lähete siis mis settingutega, suht nagu baasiga või? Jaa. Ehk siis sõidad nagu... Midagi, mis võiks olla enam-vähem hea, aga ei midagi liiga erilist. No nii on mugav või? Väga. Võiks magada seda. Võiks magada või? Jaa. Ega sa suht nagu, kui nüüd mõelda, siis jalad lähevad sul sinna ette, pedad on ju püstiselt siin. Ma katsuk varvaid. Kõdi. Nii, aga saad seadistada ka siin mingit roolikaugust või pedaalide kaugust või midagi või? Pedaalide kaugust, veits on vaja. Rool on liiga lähedalt praegu. Aga ülejäänud on väga hea. On pehme ka või? No jah, kõvasti pehme kui päris. Et jah, siin kõike datat ei saa teile näidata, aga just käis siis instruktor peal, sõitis mõned ringid ise ja nüüd ongi nagu hea näha seda võrdlust, kuidas siis erinevalt minnakse gaasile ja kuidas siis pidurdatakse. Noh, väsinud või? Arvutimängust või? See ekraani vahtimine, see võtab korralikult läbi. Aga no vähemalt tehtud ja oluline informatsioon kaasas. Ja kokku läks siis 4 tundi, millest ütleme nii, et 3 tundi kindlasti puhtalt raja peal. Kindlasti, kui mitte rohkem. Jaa, päris raju. Väsit. Okei. Läkski juba meelest, et väljas on 35 kraadi sooja. Just. Tõenäoliselt lähen selle skeidikiivri peale, aga tahaks midagi valget. Siin on selline kollakas veider, nii et tõenäoliselt siis või hoopis selline rohekas on ka samas cool. Okselo. No ei tea. Klassika või roheline. Läheb mustaga. Klassika ikkagist ja siis ei ärata liiga palju võib-olla tähelepanu kah seal pitis ringi liikud ees. Thank you. No nii, uus päev, temperatuurid on endiselt samad 34 kraadi. Jõudsime Monzasse
ja meiega on liitunud ka Toms from Latvia. What is your task this weekend? Say to the viewers. Take care of the Gregor. Take care of this master's body. Yes. Ja lähme, täna on kolmapäeva õhtu. Tiimid jõudsid kohale, pakivad ennast lahti. Mida me sealt võtame? Ma saan oma uue kombe kätte selleks hooajaks. Ja siis See on siis Target Racing ja McLaren kombe. McLareni kombe, McLareni poolt tehtud. Ja siis piletid järgnevateks päevadeks ja muu info, mida vaja on. Madalam või? No madal auto. Istasend on ju praegu nagu simulaatoris oli ja. Peaaegu. Nii. Mitte nii lamav, aga... Aga siin on siis... See iste läheb siis ühesõnaga peale sind sisse. Ja praegu on siis sinu oma sees või? Ei, minu oma on see suur. Alumine Ja või? tema oma siis see läheb sisse minu omasse. See on siis mingi testikas lihtsalt sisse välja ajamiseks. Service. Suur, kuhu tehti meie ISP sisult sisse. Okei. Need lähevad veel siia sisse. Just. Nojah, loogiline. Ja siis selle krabad välja. Ja. Noh, küll jõuame seda autot veel näha siin ja vaadata. Aga esmapilk on päris hea. Päris hea. Okay. I will try it. Yes. So, what do we have? Vicini. What components do we have? Alivio. Look at the rims. Come on. Yeah. Nonii, lähme tegema track walki. Mille sa saad? Ma saan skuutri. No let's go, vaata kas akut ikka on. Need on nüüd GT3 autod ja? Ja vaata kohe näed Verstappen Racing auto. Aba! Esimene kurv, esimesed 2 kurvi. Kühmude peal on auto tegelikult ju kõhuga paneb siit üle, on ju. Ja põhjaga läheb vastu ja päris kõrge. Aga no ilusti ära värvitud on siia nädalavahetuse jaoks igal juhul. Pärast enam nii ilusad ei ole. No siin pidurdatakse ka usinalt. Päris hea sirg oli ka ees. Ja kui sa ütlesid, et sellest eelmisest tuled nagu täiega, siis siia kannad ju mingis palju kiirust tuleb. 285-290. Normaalne. Ja noh, ikkagi mingisuguse soti peale vähemalt pidurdad maha või? Ja siit võtad jälle täis kati selle. Ja saabki läbi 4,7 kilomeetrit puhast asfalti ja värvitud äärekivisid. Siit saab boksi tulla. Eeldatavasti pead seda ühe reissi ajal ühe korra tegema. Ja, just. Ja start on ikkagi koha pealt, on ju? Ei, lend. On lend või? Eelmine aasta oli koha pealt, aga kuna liiga palju intsidente oli, siis on mõistlik teha GT-autodel lend ikkagi. Ja... Ehk siis sõidate pitist välja, formation lap ja kogunete siia sirge peale ja läheb. Piti kilomeetri 50, sul läheb nupust 50 peale või? Ja pit limiter võetab selle. And how do you comment this circuit? Fantastic. Nii, täna on siis varajasem hommik, lähme rajale. Igasuguseid adminitöid, küll näete, ja tegelikult ka üks selline lisatreening, mis on siis väljaspool nii-öelda võistlust, aga rada ise siis võimaldab tiimidele. No nii, täna juba näeb see boksiala siin ka vähe viisakam välja, kõigi boksid on nüüd valmis.
autosid valmistatakse ette. Hakkame selle päevaga pihta. Nüüd on see olukord selline, et sõidan akrediteerimiskeskusesse ja ongi eraldi akrediteerimiskeskus. Okay. Esimesed dokumendid käes, nüüd siis saab minna meediacenterisse ja kollektida vest. Loodetavasti läheb sama hästi. Lähevad nüüd siis esimest korda peale. Gregor läks esimesena autosse. Kõik 4 autot rivis. Kõik valmis. Ja matun. Esimene sessioon ja rajal olevat auto põlema läinud. Aga uurime, mis mees ise räägib. Mõned ringid on saanud teha igal juhul. My heart is running like I'm doing marathon now. Kuidas esimesed ringid olid? Suht karm, kuumus on ikka väga suur ja... Aga grippi on ka tänu sellele päris palju, jah? Ei ole, tegelikult ei ole. Vastupidi, et gripp on just madal, rada on liiga soe. Aga rehvid lähevad nii soojaks, on ju? Siin pigem ei ole grippi, et auto on ülejuhitav ka, vaatame. Okay. Aga timmiti kõvasti, jah? Ja. Teine sõitja teeb peale mind kvali sessiooni, siis me näeme, kuidas on. Tema siis nagu practice'iti te üldse või? Ei, tema sõidab, aga ta lihtsalt teebki nagu simuleerime kvalifikatsiooni. Davai. Loodetavasti pidurid korda tehtud. Ja Nello saab mõnus sõidu teha nüüd ühesõnaga. Siin selles boksis on süsteem nii, et GT3-l on siis need boksi garaažid ja ülejäänud lisakategooriad GT4, GT2 ja siis McLaren Trophy on siis ajutiselt niimoodi ees. Et selle sessiooniga on kõik, ei saadud tööle. Ega Gregor väga kiireid ringe teha ei saanud, sest et kohe algusest peale oli väike piduri probleem. Võttis ühest nurgast tugevamalt, ehk siis auto läks väga ülejuhitavaks pidurdamiste peal. Ja selle rajal me teame, et pidurdamine on päris suur osa selle raja läbimises, eks nüüd siis fiksivad seda. Kohe läheb siis teine treeningsessioon peale. Loodame, et kõik toimib. Mr. Chemical Man, I brought you some bread. Tänase päeva viimased tiirud. Simuleerime kvalifikatsiooni. Ja, paar ringi proovime teha. Veits on mootori muresid, et auto kumeneb üle, aga vaata, mis saab teha. Päev. Täna on tunduvalt mõnusam väljas olla. Päikse käes on küll soe, aga kerge priis on ja tundub, et tembid on ikkagi täna gramm madalamad, kui just see päike nüüd kütma ei hakka. Aga eilne vihm tegi head.
episoodi siin valmis tegema ja kasutama Wi-Fit, et see üles laadida. Ja siin on päris mõnus, lahe, kohvi saab ja saab natukene lihtsalt päikse käest ära. Täna ma siis üritan natukene raja äärest saada paremaid kaadreid. Enne eelmise sessiooni ajal jätsin selle liiga hilja peale ja lähenesin valest kohast, ütleme niimoodi, sest et siin meediale on siis nagu access pointid, kust sa nagu pääsed siia raja äärde ja need on ainult mõned ja siis kui sa juba siia rajale nagu äärde saad, sisse saad, siis on juba asi nagu lihtsam. Et nüüd ühesõnaga hakkavad autod 5 mintsa pärast lähevad peale ja ma liigun. Esimese tegelikult see ongi stardisirge või finišisirge ja esimene šikaan tuleb siin kohe, nii et enne ma olin selle taga tribüüni peal. Aga nüüd ma saan häid kaadreid, mõtlen teile. Aga jalutama peab reitsilt. Siin on siis seda vanat Monza ovaali näha. Ja uus rada siis lähebki selle ümbert. Aga ega see ovaal oli päris raju. No nii, olen ilusti ajas. Jõudsin täpselt kohale. Enne olin seal üleval. Nüüd siin all. Ja siia nad tulevad. Esimene šikaan. Ciao! First free practice day of the season done here in Monza. So we started out in the morning with free practice 1. I did race simulation. My teammate made quali simulation. It was very successful for both of us. We tried different setups and I think we found a very good pace for the weekend. In the afternoon we had a free practice 2 where I did quali simulation and my teammate Ricardo made race simulation, and for Ricardo it was very successful, but I got many red flags and my laps were ruined because of that. But the main day is tomorrow, the first race day of the season, and full focus for tomorrow. Laupäev. Täna on siis ikkagi mõned võidusõidud ka koos kvalifikatsioonidega. Näiteks McLaren Trophy Series, mille pärast meie siin oleme, on free practice kvalifikatsioon ja õhtul siis sõit. Ja homme täpselt sama asi, ehk siis back to back, sisuliselt ühe nädalavahetusel 2 võistlust. Suur GT3 autode sari klass. Neil on täna ainult kvali ja homme on siis põhisõit. Ehk siis eeldatavasti homme on siia oodata väga palju rohkem rahvast, aga juba täna on siin ikkagi tuntavalt rohkem rahvast, kui siin eelnevad päevad on olnud. Laupäev ja ikkagi näeb võidusõitu ka. Femmi tiimis Valentino Rossi, siis ilmselgelt on väga palju huvilisi, kes tahavad saada autogramme. Ega mujal siin väga sellist asja ei ole. GT2 Quali 2, kui ma siit õigesti välja loen. Aga no just oli punane lipp ja nüüd siis
esimesel ringil siin on ühel Maseratil mingisugune ongel. No nii, kvali käib. Hetkel 6. aeg. Kaks targeti kutt on veel eespool, aga ma arvan, et siit saab parandada. 9 oled minna. Mitte 3 autoga on ikkagi vähe teises puust. Nii aero mõttes kui ka see jõuallikas on siin vähe tuusem ikkagi. No nii, Creed Walk. Kõiksugused McLareni külalised saavad siin sildida rahulikult. Ja nüüd on mõistlik ära minna, siis ma joon ilusti veel esimesse kurvi ka. Season, Lorenzo Montero and Luca Albaldi. Now stand please for the pictures. Oli väga hektiline viimane tund siin, sest et auto number 81 Ricky ja Greg said poodiumile ja oli poodiumivärki ja kõike celebrations, aga ülikõva esimene etapp, esimene võidusõit, homme on teine ja tänasega korralikud punktid Championshipis all. Sõit oli väga põnev, korralikult mööda sõita. Gregsil oli näha, et järgi ei ole mõtet hakata jõudma, et pole mõtet punnida, seal vahe oleks ees olevatega liiga suureks. Säästis kõik push to passi alles, sest et Ricky on kerge ka. Siin nendel autodel pidi olema päris oluline suur vahe. Kui on kerge piloot, siis ühesõnaga on nagu sellest palju võitu. Ricky on väike kutt. Ja siis ühesõnaga push to pass oli kõik alles. Ricky läks peale ja tegi ikka mehe moodi sõitu. Kokkuvõttes 3. koht, no 1-2 ringi oleks veel olnud, siis ta oleks üritanud ka teist kohta seal juba kimbutada. Et praegu ei natukene ajast puudu. Aga mõnus raisk, väga väsinud olla nüüd. No nii, pole vlogis ammu näinud siin, tead, kõvasti tegelenud selle võidu sõitmisega. Täna siis saab nädalavahetuse viimase sõidu kasi otsa. Siiamaani tegelikult positiivne olnud ju. Jaa, minu kvalifikatsioon oli selline, ei saanud lõpuks ühtegi kiiret ringikirja, aga 6. kohalt alustasime, 5. lõpetasin oma stindi. Ricardo tegi paari head möödasõitu, 3. koht, selles mõttes, et esimene sõit, esimene poodium, väga positiivne. Ja selle tulemusel oli tegelikult selline sõit väga nagu huvitav jälgida. Et see 50 mintsa läks nii kähku. Et kui muidu mõtled, et 50 mintsa päris pikk on ju, siis tegelikult see pool sellest, mis üks piloot peal on, käib nii kähku, kurat. Käib kähku, eks ta ongi selline nii-öelda sprindi formaat, aga kõik juhtub kiiresti, möödasõite palju, sõitjad on agressiivsed. Ja kõik on võrdsed. Jaa, kõik on võrdsed, et autod on võrdsed, põnev, igal juhul väga põnev. Nii et viimane push nüüd siis. Ja siis saab veits puhkama, tennist vaatama minna. Ja on pikk nädal olnud, võiks küll juba minna teiste sporti vaatama, nii et väga hea, loodame, proovime nii hästi lõpetada selle sõidu kui võimalik. Let's go! Täna on siin natukene rohkem rahvast kui eile, see on siis esimene kurv. Ja ilmselgelt siiamaani minu läbi käidud kohtadest, tribüünid just,
ma arvan, et see on kindlasti üks kõige paremaid kohti, kust vaadata. Esiteks näed pikalt sirgelt tulevaid autosid, maha pidurdamine ja välja kiirendamine, et mõned tribüünid pigem suht igavad. Nonii, täna jälle siin üleval. Aga seekord astuvad poisid positsiooni number 1. Greg sai vist ühe ringi äkki peal olla ja tuli punane lipp, sest et 2 autot kütsid seina ja otsustati, et finiš selle sõiduga. Selline ta oli. Team vincitore Target Racing rappresentato da Chiara sul podio e accompagnata dalla coppia di piloti Gregor Gyts e Riccardo Ianiello. Yeah, just well done. Partiamo con le note dell'inno nazionale italiano.